videolõunatund Nõmme raadios. Nii nagu ütles Margus Lepa ja ma loodan, et ta ütleb seda tulevikus ikka ja jälle. Tere maailm! Nii, ma vaatasin kalendrist järele, täna me saame kokku selle 3 apelsini saatega kokku juba 6 kord ja sa kujuta endale ette, et kui palju aega on juba siis mööda läinud sellest ajast, kui need küünlakesed olid meil tähistasid advente. Mingit adventi muidugi enam ei ole ja uuest aastast on ju ka kuukene mööda läinud. Ja ma ei tea, kas see on vanusega seotud või mis, aga kuidagi aeg on uskumatult kiiresti lendama hakanud. Mu ema kunagi ütles, et päevad kulgevad, kuud venivad, aastad lendavad. No ja võt nii ongi. Aga okei, see on siis number 6 ja me oleme ka tänase saate eest väga tänulikud nendele, kes meid toetavad, sest ilma selle toeta seda raadiojaama enam ei oleks. Aga on alust arvata, et paljudele inimestele see raadiojaam siiski meeldib. Nii et saame aru, et see, mis me teeme, et sellel kõigil siiski on mingi mõte olemas. Nii, kõik neljapäevased saated on meil kuulutatud 3 apelsini saateks. 3 apelsini on jälle siin ja siit me siis nüüd jätkame. Võib-olla üks kõige kurvem asi, mis on see, et tänasel neljapäeval möödub 1442 päeva Ukraina sõja algusest. 1442. Ja ma arvan, et nendele meestele, kes praegu kaevikutes istuvad või ka elanikele, kelle maju pommitatakse ja nii edasi, ei lenda aeg sugugi mitte kiiresti, vaid pigem ta venib. Aga jah, 1442. Nii, Eesti, ütleme sellises poliitilises publicities või sellises poliitilises avalikkuses tavaliste inimeste hulgas on aastas 2 teemat, mis tunduvad ja on olulised nende jaoks. Esimene teema on siis saadikute kuluhüvitised. Saadikute kuluhüvitised kirjutatakse lahti Riigikogu kantseleis 2 korda aastas ja 2-3 päeva on ajalehtedes jälle millest kirjutada. Ja alati tuleb välja mingisuguseid jaburaid kulutusi ja nii edasi. On ühe sõnaga, mille üle ilkuda. Aga teine sama tähtis sündmus on siis veebruaris, kui Vabariigi president annab välja oma autasusid. Huvitav on mingil määral see, kellele antakse, aga veel huvitavam sageli on see, kellele ei anta ja kes jällegi jäid ilma igasugustest medalitest, ordinatest ja muudest asjadest. Igal juhul on see seltskondlik teema mingil määral, kuigi ajakirjandus laseb nagu kergelt üle, aga ma hakkasin mõtlema, et võib-olla oleks mõtet sellest asjast natukene ka rääkida. Kõigepealt, mida need ordenid ja medalid üleüldse tähendavad? Eesti Vabariigi põhiseaduses, 1920. aasta põhiseaduses on paragrahvid 6 ja 7, kus on otse öeldud, et Eesti riigis ei ole seisusi. Siin me saame aru, eks ole, me räägime Balti rüütelkonna staatusest ja rüütliseisusi ja nii edasi. Ega aumärke ega aurahasid. Erandiks on sõjaväelased, kellele need autasud antakse lahingus osutatud teenete eest. Ja siin tuleb arvestada seda, et see on mitme asjaga. Ühelt poolt on see muidugi ka autasu ja tõesti märgib ära inimesi, kes on kuulide ja pommide all vapper olnud, et see on nagu tähtis. Aga nagu me ka tänapäeval tähele paneme, ega teatud kogus ordinaid ja medaleid käivad ju ka sõjaväe vormi juurde. Kui vormi peal ei ole ühtegi medalit ega midagi, siis see vorm näeb üldiselt suhteliselt igav välja. Ja seda te näete Eesti sõjaväes, aga kõikides teistes sõjavägedes, kui muud ei ole, siis on vähemalt ordeni ja medali lindikesed siin olemas.
aga erinevus, ütleme, nende praeguste ordenite ja tollaste vahel on see, et noh, ütleme siis niimoodi, ega neid ordeneid ja medaleid saadakse üldiselt noh, ma ei tea, no ütleme mingil määral mitte millegi eest või millegi eest, mis no kui ma mõtlen selle peale, et kui paljud näitlejad saavad autasustatud ja meditsiinitöötajad, nad on tublid inimesed, aga kas nad on just need, kellele peaksid need ordenid ja medalid antama. Aga kus kohas see lugu üldse tekkis, Eesti Vabariik 1920, tegelikult tekkisid esimesed medalid ja ordenid tänapäevases mõttes 1789. aastal, see on Prantsuse revolutsiooni ajal. Isegi kus lihtsalt olid mingisugused suured märgid, meie mõistis ordeni moodi, kes tähistasid ja tõstsid esile neid inimesi, kes olid rahvusrevolutsiooniga seotud, konvendi liikmed, direktoraadi teenistujad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga päris ordenid ja medalid kehtestas Napoleon. Napoleonist pärit on see kuulus Prantsuse auleegion, kusjuures auleegion on siis ka väga erinevates, kuidas ma ütlen, sellistes väga erinevates kategooriates on auleegioni kindralid ja auleegioni kaptenid ja mis iganes. Ja siis, kui seda auleegionit hakati autasustama, siin on tähelepanuväärne on see, et auleegioni märk ise on üldiselt väga pisikene. Tähendab see, ühesõnaga siin on, eks ole, need paelad, nii nagu ikka on. Ja siis see, mis siin otsas ripub, on umbes, ütleme, 2 euro suurune, ühte oluliselt suurem. Ja auleegioni puhul tänapäeval eriti tsivilistid kannavad eeskätt ikkagi siin seda auleegioni lindikest. See on või rosetti. No see on see, mis on näiteks Macronil, aga ma arvan, et ka meie presidentidel pidi ta tegelikult olema, lihtsalt ma ei mäleta ja polnud tähe. Nii et siis ühesõnaga Napoleon asutas selle ja põhjus oli see, et Napoleonil ei olnud sõduritele raha maksta. Ja ühel hetkel Napoleonil tuli pähe mõte, et selle asemel, et maksta neile või jääda neile võlgu, ma tekitan sellise erilise, sellise austusväärse staatuse või ühingu või ühenduse, milleks on siis auleegion. Ja Napoleon teadis, et see on selline kaval käik, aga isegi Napoleon imestas suuresti, kui ta sai aru, kui prestiižikas ja kui vajalik see väike märgikene või medalikene nendele inimestele oli, kellega ta seda autasustas. Muide ta autasustas ka alguses sõjaväelasi, sest jutt oli, nagu ma ütlesin, et sõjaväelastele ei olnud raha makstatud, siis nii see tekkis. Ja nii need asjad hakkasid kujunema. Ja ütleme siis niimoodi, et siis Eestis 1920. aastal mitte midagi taolist ei olnud. Olid vabadussõjaristid, millest ka praegu kirjutatakse, oleme inimese kohta seal, kes on sõdinud seal sulgus kirjutatud VR23, see tähendab 2. järgu 3. klass vabadusrist. Aga igal juhul oli ees see sõna VR vabadusrist, sest mitte mingisuguseid muid asju Eestis olla ei tohtinud. Aga siis hakkasid tekkima igasugused isamaalised tähed ja tontseda teab mis asjad kõik, kui Päts oli enam-vähem samas situatsioonis, kus enne oli olnud kunagi Napoleon, eriti raha tal maksta paljudel inimestel ei olnud, Pätsil ei olnud võimalusi kõikidele ka sooja ametikohti teha, sellepärast neid lihtsalt ei olnud nii palju. Ja siis oli vaja tekitada mingisugune autasu või see, mis ei maksa pennigi sisuliselt, tähendab ainult selle ordeni tegija töö ja vaev. Aga mis inimestele meeldib. Ja võt siin on nüüd üks huvitav nüanss, eks me ole ise ka ju rääkinud seda, et presidendi võimalused vabariigis on ju sellised suhteliselt väikesed. Ta ei saa eriti midagi käskida, keelata, tal on lihtsalt mingid protseduurilised õigused seoses seaduste vastuvõtmisega, ta võib nad vetostada ja nii edasi. Aga presidendi käes on üks relv, mis on tõeliselt võimas relv. Ja see on autasud. Esiteks ta ei pea seda kellegagi kooskõlastama.
see on tema enda otsus otsast lõpuni. Teine moment on see, et riigis on palju inimesi, et mitte öelda lausa kõik inimesed, nii edasi, kellele medali või ordeni saamine on väärtus. Kelle jaoks see orden on tähtis, tõeliselt tähtis. Ja siit tekib poliitilise juhtimise variant. Kui ma tean, et too Peeter või Villu või ei tea, kes seal tahab hirmsasti ordenit saada, siis ma võin talle selle ordeni ju lubada. Aga sellisel juhul, kui ta teeb seda, mida ma tal käsin teha. Kes väga võimsalt seda relva kasutas, oli omal ajal Rahvaliit ja Villu Reiljan. Villu Reiljani käes oli just see hoob, kus ta sageli agiteeris inimesi või sundis inimesi või veenis inimesi või katsus neid kuidagi mõjutada, nii edasi, lubades autasusid, ordeneid. Kusjuures veel kord, orden ei maksa mitte midagi. Aga seni ajani, kuni on inimesed, kes neid hirmsasti saada tahavad, ja ma võin nimetada, et neid Eestis on, kui mitte väga palju, siis mõned siukesed konkreetsed isikud, kellel juba praegu tuli 8 orden või 8, kusjuures see rõõm ja see on ikka nii suur, et lihtsalt ajabki naerma. Nii et seni ajani, kuni orden on hoob inimese käitumise mõjutamiseks, võib öelda niimoodi, et president teataval määral saab ajada oma enese poliitikat. Nüüd oli periood, mil see ordenite arv, mida välja jagati, oli ikkagi uskumatult suur. 2006. aastal andis Arnold Rüütel välja 834 medalit, ordenit ja just muid asju. 834 ühe päevaga. See oli 2006. aastal. Ja ega Lennart Poiski polnud papist. Tähendab, tema aastal 2001 andis välja 795 neid. No kui me vaatame seda suurust ja võrdleme seda Eesti elanikkonnaga nii edasi, siis tegelikult tähendas see seda, et ühe korraga autasustati Eestist 0,1% elanikest. 0,1%. Aga kui pidada silmas, et president oli 5 korda või 5 aastat võimul, siis me saame ju tegelikult täis 0,5%, mis on uskumatu kogus autasustatuid. Nii et niisugused värgid on. Nüüd siis tulid jälle neid, seekord õnneks eriti palju ei olnud, 200 millegagi. Aga siin on jällegi muide üks huvitav nüanss. Kuidagi on nagu kokku lepitud või sätitud nii, et tegevpoliitikud ei saa ühtegi autasu. Võib-olla on sellel mõtet, mina sellest väga hästi nagu aru ei saa, aga nii on kokku lepitud. Ja eks siingi ole ju mingil määral peidus mingisuguse poliitilise mõjutamise mõtte sihukeste ordenite, medalite ja kõigi nende asjadega. Tegelikult ma tahtsin rääkida veel ühest asjast, mis on võib-olla ajalooliselt mingil määral huvitav, et jumalukene neid, kes on ordeneid väärinud ja pole mitte midagi saanud lihtsalt sellepärast, et nad Merili inimestena ei meeldinud või midagi taolist. Või Rüütlile, kes oli nii arg, et ta ei julgenud anda ordeneid, medaleid, kes olid Eesti riigile teeneid osutanud, aga olid olnud ka kommunistlikus parteis. Rüütel kartis nii hirmsasti seda kompartei meelde tuletamist talle, et ta ka väärikatele inimestele üldiselt midagi ei andnud. Nüüd, kui nüüd rääkida sellest, et kes olid need inimesed või mis on, ma räägin 2 sellisest olulisest punktist, mis on Eesti ajaloos tähtsad olnud ja mille eest ei ole
ei Eesti riik rahvas ega ka ükski Eesti president mingit aitäh tänusõna ütelnud. Esimene asi, millest ma peaksin rääkima, on 16. november 1988, kui võeti vastu Eesti suveräänsusdeklaratsioon. Suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtuga olid, ütleme, vahetult seotud, me mäleta, kas 7 või 8 inimest. Noh, nende hulgas muide ka Rüütel ja kes ei olnud muide siis president. Loomulikult presidendi kohtagi ei olnud. Rüütel, Väljas, Maie Nisu, kes oli Valga partei rajoonikomitee esimene sekretär, Ignar Fjuk, kes oli loominguliste liitude esimees ja nii edasi. Tähendab, need inimesed, kes kirjutasid, surusid läbi, veel meelde tuli Boris Tamm, Tallinna Tehnikaülikooli rektor, kes kogu see asja krempli ette luges. Ja seal oli veel neid, aga ütleme, selliseid reaalseid tegijaid oli 7 või 8 tükki. Nendest 7-8 tükist selle suveräänsusdeklaratsiooni eest ei ole mitte keegi saanud mitte mingisugust autasu, kaasa arvatud sõbralikku käepigistust. 0. Seal hulgas on inimesed, kellel põhimõtteliselt on autasud olemas. Üldse kuidagi seotud konkreetselt selle suveräänsusdeklaratsiooniga ja ometigi suveräänsusdeklaratsioon esiteks oli mingil määral riskantne värk veel tol korral 1980. See asi oleks võinud põhimõtteliselt ka kehvasti lõppeda. Noh, mitte väga kehvasti, aga sellest oleks võinud jama tulla. Issand abiga sel hetkel ei tulnud. Sest seal olid igasugused taktikalised käigud, mis see suveräänsusdeklaratsioon võeti vastu sel hetkel, kui Gorbatšov oli Indias. Nii et Gorbatšov ei saanud aru, mis vastu võeti ja tal ei olnud aega ega võimalust sellele reageerida mitte kuidagi. Nii, aga no okei, see siis tehti ära ja meil on siis käes 7-8 inimest, kes suveräänsusdeklaratsiooni tegid, kirjutasid, surusid selle ülemnõukogus läbi ja nii edasi, kes ei ole saanud mitte kõige väiksematki lilleõiekest mingist ordenist või asjast rääkimata. Ma arvan, et see ei ole nagu päris õige ja õiglane, aga noh, mis seal ikka. Hiljuti rääkisime siin mõne mehega, kellega me siis tookord neid asju seal õiendasime, et kui nüüd peaks antama mingisugune orden või medal, see on siis 35 aastat hiljem, et siis tõenäoliselt ei tohiks seda tegelikult üldse vastu võtta sellisel põhjusel, et see asi, mille eest see antakse, on läinud ajalukku, ta on seal, las ta sinna jääb ja kas ta tõesti oli niivõrd vilets, et 35 aastat ei saanud seda ordenit medalit anda. Nii et ja enamiku kohta võib öelda, et ega keegi meist nii väga midagi sellist ka ei ole teinud, mis ordenit või medalit väärt oleks nüüd hiljem. Noh, mille eest? Muidu huvitav oli veel see, et omapärasel kombel anti peoga ordeneid ja medaleid nendele, kes sokutasid Eesti Euroopa Liitu. Aga seal oli ka üks huvitav nüanss. No ikkagi igal pool räägiti, et diskussioon ja dispuut selle Euroopa Liidu üle ja nii edasi, et see on ikka tähtis, et rahvas saaks arutada nii edasi. Tähendab, oli niimoodi, et oli tegelikult ainult üks sihukene Euroopa Liidu suhtes kriitiline organisatsioon, mille nimi oli Vaba Eesti. Ja see nimi tuli sellest, et ajada Toomas Henrik Ilves vihale, kes oli töötanud Vaba Eesti raadios Saksamaa. Ja see Vaba Eesti siis, ma ei tea, meid oli seal kokku ehk kuskil 10 inimest, aga me siiski käisime mööda Eestit ringi ja tegime mingisuguseid kampaaniaid ja asju ja nii edasi. Kusjuures me isegi selgitasime, et isegi kui te tahate sinna Euroopa Liitu minna, minge, aga mõelge natukene nende tingimuste üle, millega te sinna Euroopa Liitu lähete, sest tol korral oli ajakirjandus iga päev, oli, et me sulgesime läbirääkimistel selle peatüki ja sulgesime tolle peatüki nii edasi ja mitte keegi ei vaadanud sisse, mis selles peatükis sees oli. Ja tehti ikka ülijämedaid vigu, kas või seegi, mis me praegu oleme kannatanud põllumajanduses, kalanduses, siis transpordiga, transpordiehitusega ja nii edasi, kus oleks vaja olnud läbi rääkida.
muide isegi oli siuke idee, et paneme Naissaarele, teeme siukese erimajandustsooni, kuhu me paneme kõik kasiinod ja litsimajad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See ei ole päris see, aga soomlased näiteks tegid asja enda Euroopa astudes, et Ahvenamaa on eristaatuses, et Ahvenamaa ei allu Euroopa Liidule nii nagu ülejäänud Soome. Me oleks võinud seda rahulikult teha Naissaare aegna ükskõik millega. Keegi isegi ei mõelnud selle peale, sest tähtis oli silmad kinni ja paneme edasi. Edasi panijate hulgas oli kurikuulus Henrik Hololei, eks ole, kes need äärepealt pidi kinni minema, aga no ühesõnaga Henrik Hololei, kes on selline suur globaalne eurovaras, noh, oli siis ka siin selle pool. No ladna, võt huvitav on see, et dispuut, nii edasi, dispuute tegelikult ju ei olnud, sellepärast see valitsuse propagandaaparaat surus kogu selle teema maha, mis oli seotud Euroopa Liitu astumisega. Ja ainsad vastuvaidlejad, keda vähemalt natukenegi sai nimetada, nii edasi, oli see meie ühendus Vaba Eesti. Ja siin peab ütlema Siim Kallasele suur aitäh. Siim Kallas saavutas selle, et Eesti televisioonis kogu selle kampaania käigus oli üks saade tund aega, kus vaieldi Euroopa Liitu astumise ja mitteastumise üle. Ja mitteastumiseks siis said endale sõna ka Vaba Eesti juhid ja tegijad, kes me olime seal, oli Mart Helme, oli siis David Wilkinson, üks siuke tubli inglise poliitik, kes kolis muide Eestisse elama, elab Kosel praegu. Siis Martin Helme oli meil kantselei ülem, Ivar Raig andis välja, oli toimetaja, meil oli oma ajakiri, mille nimi oli Raising Tides ehk tõus ja mõõn. Tähendab tõusvad tõusud, siis eesti keeles kõlab halvasti, Raising Tides, seda ilmus kuskil 2 aastat või isegi 3 seda ajakirja kord kuus, nii et see oli siuke tõsine asi. No ja professor Ivar Raig oli siis jah, kõigi nende majandus ja nende teemadega kõige rohkem kursis. Nii et niisugused lood olid. Ja nüüd siis, kui see oli kõik ära tehtud ja nii edasi, no mis te ei arvate, tähendab, kui paljud dispuudi tegelased ja ütleme sotsiaalse või ühiskondliku diskussiooni osalised, kui paljud ja kes mingisuguseid medaneid ja ordeneid said. Kõik said need, kes olid Euroopa Liidu poolt ja need, kes suhtusid kriitiliselt, ei saanud mitte midagi ja nendega isegi ei räägitud enam tükk aega edasi. Nii et selline asi on jällegi olnud, kus see orden ja see valim on olnud ikkagi äärmiselt imelik. Kuigi, eks ole, me siin praegu rääkides, me saame aru, dispuuti ja diskussiooni ei saa olla, kui ei ole disputanti või kui ei ole seda inimest seal vastas, kellega sa vaidled. Nii et juba kas või sellegi eest, et neil oli, nendel eurohulludel oli, kellega vaielda ja nii edasi, oleks ju võinud mingisuguse aukirja anda või nii edasi. Muide, kui aukirjast rääkida seoses selle suveräänsusdeklaratsiooniga, ainus, kes mingil määral selle ära märkis, oli 1993. aastal Kadrioru lossis Edgar Savisaar korraldas banketi või vastuvõtu nendele, kes olid seotud suveräänsusdeklaratsiooniga. Ja need inimesed, kes olid ikka päriselt seotud, kes kirjutasid ja tegid neid asju ja nii edasi, nendele anti autasu ja selleks oli Keskerakonna aukiri. Ja see on nüüd, ütleme, ainus autasu, mis ka minul Eesti Vabariigi ajast saadud on. Enne seda eelmine oli Komsomoli Keskkomitee aukiri, aga see oli hoopis teiste asjade pärast. Eesti üliõpilaste ehitusmalev võitis üleliidulise sotsialistliku võistluse, siis seal olid Olari Taal ja ma ei mäleta, kes seal kõik olid, Andres Eesmaa ja kui ma hakkan mõtlema seal, ühesõnaga jah, olid Andrus Pärnoja oli peainsener ja Hele Everaus oli peaarst ja midagi sellist. Okei.
See oli siis, siin on meil siis tegemist esimene punkt, mille eest mitte keegi mitte mingit autasu ei anna, oli suveräänsusdeklaratsioon. Punkt 2, oli Euroopa Liitu astumise kriitika, kusjuures need inimesed, kes Eestit Euroopa Liitu kõrvupidi tarisid, ega need käitusid ikkagi ka nagu muidu ma ütleksin kaabakad, aga ma ütleks kuidagi, käitusid mitte korrektselt. Suurepärane näide, Johan Parts sõitis hääletama Haapsalusse. Ja Haapsalus sinna hääletusputkasse minnes lükkas ta ukse lahti ja näitas siis oma seda sedelit, kuhu oli peale kirjutatud, et tema on Euroopa Liitu astumise poolt. Järelikult ei olnud tegemist salajase hääletamisega, millest me siis räägime, eks ole. Ega Rüütelgi midagi paremat ei olnud. Rüütel üks paar nädalat enne Euroopa Liitu astumist tuustis ringi mööda Eestit ja agiteeris, kui tähtis on sinna minna ja nii edasi. Kusjuures Rüütlele me võime nüüd sinna hauda tagant järele ette heita seda, et Rüütel oleks ju teoreetiliselt pidanud olema seotud Eesti põllumajanduse ja maaeluga, millega ta sisuliselt seotud ei olnud. Ühesõnaga Rüütel ikkagi sülitas kõrges kaares kõigi talumeeste ja maainimeste peale ja nii edasi, selle nimel, et see Euroopa Liit välja tuleks. Aga oli niisugune üritus. Ja nüüd kolmas, millest rääkida, kus autasude osas on sellised suured küsimärgid või tähendab, kus autasusid ei ole jagatud, on siis see kord, kui 24. detsembril jõululaupäeval 1989. aastal Nõukogude Liit tühistas ära Molotov-Ribbentropi pakti. Ehk teiste sõnadega selle pakti tühistamisega tegelikult avati tee Eesti iseseisvusele juriidilises mõttes. Ja kui nad nii hirmsasti tahtsid, mis oli minu arvates jabur, aga hea küll, ega ta midagi otseselt ei tegi kalba küll, oli see taastamine järjepidevuse alusel. Me oleme sellest siin rääkinud, eks ole, professor Siim Söödi majadest Herne tänaval ja mis iganes, mis puudutab seda järjepidevust. Aga ühesõnaga 24. detsember 1989, üks hetk ma tulen tagasi, mul on see raamat kaasas. Nii, siin on siis Siim Kallas, Igor Gräzin ja see, kes siin vastas on Gorbatšov. Ja raamatu sümbol on Igor Gräzin ei näita selle raamatu kaanel Gorbatšovile trääsa. See on siin, mis siia kirjutatud. Nii, see on selles mõttes huvitav ja tähtis raamat, et 3/4 sellest raamatust on protokollid. Selle komisjoni protokollid, kes selle asjanduse õieti ära tühistas. Ja siin on uskumatult põnevaid asju, tegelikult sellisel tipptasemel protokollid tavaliselt välja ei tule, aga võt mulle jäid nad pihku ja siis nii on. Ja see lõpudokument, mis, siin on jõle palju igasuguseid Leninliku välispoliitika põhimõtted ja nõukogude rahvaste seal värgid, nii nagu ikka peab sellistes asjades olema nõukogude korra ajal, aga siin on nüüd tähtis punkt, on järgmine, mis ütleb. NSV Liidu rahvasaadikute kongress mõistab 39. aasta 23. aasta salajase lisaprotokolli ning muude Saksamaaga sõlmitud salajaste leppimuste allakirjutamise fakti hukka. Või ka hästi äge, eks ole, mõistab hukka, hakka värisema, eks ole. Aga selleks, et nüüd aru saada, kui tähtis see on, tuleb ette lugeda järgmine lause. Kongress tunnistab salaprotokollid juriidiliselt alusetuks ja allakirjutamise momendist kehtetuks. Ehk teiste sõnadega nad
tühistati ära. Selliseid asju ei tule liiga tihti kunagi ette, et võitnud riik, Nõukogude Liit, tunnistab kehtetuks oma enese mingisugused allkirjad ja paberid, noh, mis ta ise on sõlminud. Ei, kõik see on tähtis muidugi siin, kõik need tirvepargid ja värgid ja kõik need dissidendid, kes siin võitlesid ja see kõik on oluline, ilma selleta muid asju poleks olnud. Aga mis tahes näiteks Balti appelli ja mis iganes, sellel võis olla poliitiline mõju. Balti appelliga paratamatult arvestasid ka USA presidendid. Aga sellel ei ole juriidilist tähendust. Juriidiline tähendus on see, tunnistame kehtetuks otsast peale. Ehk teiste sõnadega kõik see, mis tuli pärast augustit 1939 ja pärast kõik need baaside lepingud, värgid ja nii edasi. See kõik juriidiliselt ei kehti. Ja siit nüüd veel järgmine käik. Eks ole, tegelikult kes nagu sokutas Eesti Nõukogude Liidu koosseisu? Õige, Konstantin Päts isiklikult oma 2 allkirjaga, kus ta kirjutas alla, et Eesti tahab astuda Nõukogude koosseisu ja Päts ka teine tähtis dokument oli see, et ta kuulutas välja valimised uute reeglite järgi, kus tegelikult valimisi ju ei olnud, opositsioon ei olnud ja nii edasi. Nii et võt meil oli kogu aeg oli see point, mida meile ka ette heideti, kuulge, et siin on ju Pätsi allkiri, te ütlete, et ei läinud Nõukogude Liitu, siin on Pätsi allkiri, kes teie kehtiv president, kes ütleb, et ma tahan olla Nõukogude Liidus ja ma tahan sinna minna iga hinna eest sellistel ükskõik mis tingimustel ja nii edasi. Ja siin Päts on ju teil ise alla kirjutanud. Aga kui te loete seda fraasi, mis ma siin praegu ette lugesin, siis Pätsi allkiri ei kehti, sest kongress tunnistab salaprotokollid juriidiliselt alusetuteks ja allakirjutamise momendist kehtetuks. Ma lihtsalt tuletan meelde, et tegelikult see dokument oli Nõukogude Saksa sõpruse ja koostööleping, mis 39. aastal sõlmiti, sellised oli ju kogu aeg rahvusvahelise õigus. Aga konksu koht oli see, et sinna juurde lisati salaprotokoll, mille tekst oli umbes niimoodi, et kõik võimalike geograafiliste muutuste ja ümberkorralduste korral siin Baltikumis ja nii edasi, laienevad Saksamaa huvid, ega keegi ei rääkinud alistanud, Saksamaa huvid laienevad seal Poolale kuni Wisla jõeni ja nii edasi, siis sinna alla Rumeeniasse ja see, ja Nõukogude Liidu huvid laienevad Eesti, Läti, Leedu ja Soome. Sinna natukene tehti väike muudatus sisse, et võt selle Leeduga oli tegelikult ka selline suur probleem, et Leedu kuulus Poola koosseisu, tähendab Leedu pealinn Vilnius kuulus Poola koosseisu ja Leedu pealinn oli Kaunas. Ja leedulased tahtsid ju ikkagi oma seda kätte saada ja nii edasi ja arvestades seda leedulaste huvi Vilniuse vastu, see asi kirjutati ringi pärast niimoodi, et ühesõnaga, et Vilniusele läheb kätte Vilniuse ala ja midagi muudeti ringi ka seoses Soomega, sest Nõukogude Liidu võime Soomet ära võtta, kukkus läbi. Aga laias laastus Eesti, Läti, Leedu osas väga palju mingisuguseid erilisi asju ei olnud, Eesti, Läti osas üldse mitte midagi. Sükest erilist lihtsalt 2 imperialisti leppisid omavahel kokku ja asi jans. Aga see oli tehtud salaprotokollis, et mitte keegi seda kuskilt teada ei saaks, kuigi nii nagu ikka juhtub, see asi tegelikult lekkis välja kuskil umbes nädala jooksul Ameerikasse. Nii nagu suurepärane teos, jah, härra minister, seal on öeldud, et riigilaev on ainukene, mis lekib ülevalt. Siin nii oligi, ta kuskilt ülevalt lekkis see asi välja. Nii et tegelikult inimesed tervikuna üldiselt teadsid selle salaprotokolli olemasolu.
et noh, ta lakkas mingist hetkest olemast salajane, no aga kuna muide tema pealkiri oli sekretne protokoll, vene keeles salajane protokoll, nii et see, no ja nüüd siis tunnistati kehtetuks see salaprotokoll seal, kus see kirjas oli, aga üksiti juba, eks ole, noh, kui juba läks, siis juba läks. Me võtsime seal ikka mingeid teisi dokumente veel juurde. Nii, muude Saksamaaga sõlmitud salajaste leppimiste kohta. Noh, selge, seal oligi mingi, seal oli, aga need olid kõik need piiride muutmised ja asjad seal, noh, lõppkokkuvõttes, ma ei tea, kui palju see, no eks ta ikka muidugi mõjutas jah, et kus ja kuidas. Aga nüüd tuleme tagasi, millest me alustasime rääkimist ordenitest ja medalitest. Nüüd neid inimesi Eesti delegatsioonist, kes hääletasid selle MRP tühistamise poolt, oli inimest 18 või 17. Sest noh, pooled umbes olid ära sõitnud, sest noh, oli arvata, et nagu nii, sest tühistamisest praegu midagi välja ei tule. Ja jõululaupäev pealegi, eks ole, kes ikka tahab siis perest eemal seal Moskvas olla. Aga lisaks sellele olid siis seal, olid kogu selle asja juures tegevad inimesed, kes kuulusid sellesse komisjoni, kes seda asja uuris, analüüsis ja kes on kirjutanud selle koonddokumendi, millest siin oli. See hakkas peale maikuus kuskil ja siis noh, tegelikult ta läks kuskil novembrini välja. Muide see komisjon oli igavesti äge, ma lihtsalt nimetan või noh, Tšingis Aitmatov, eks ole, on ju tuntud kirjanik. Noh, Georgi Arbatov, Afanassiev, Põkov, Vassil Põtkov, tuntud vene kirjanik. No Gräzin on ka seal, Jon Trutse. 2 Moldaavia lavastust on meilgi olnud. Ja siis oli veel Lauristin ja Lippmaa. Seega siis 1, 2, 3. Jah, ja ongi kõik. Keda meil seal oli. Nii. Ja ma väidan, et mitte ükski neist 3 mitte midagi selle töö eest ei saanud. Ka nemad on kõigist medalitest, ordenitest ja muudest taolistest asjadest ilma. No võt, kui meenutada kuulsat vene koomikut Mihhail Žvanetski, siis seal tema käest muide küsiti, et noh nüüd, kus Nõukogude Liit on ära lagunenud ja nüüd, kus nüüd enam kõiki neid följetonide ja naljade teemasid enam ei ole, noh toruluksepad, eks ole, majavalitsejad, kojamehed, siis noh, võt seda tüüpi tegelased, kes olid ju Nõukogude följetonide põhilised kesksed kangelased, ega siis keegi poliitikast ei lubanud rääkida. Ja siis, ja muide Žvanetski mitmete oma tööde eest ja kogumike, jutuste kogumike eest ja nii edasi, sai ka ühe kõva autasu. Tema sai Rahvaste Sõpruse ordeni, kus juures huvitaval kombel Rahvaste Sõpruse ordeni sellepärast, et Žvanetski oli väljapaistev Ukraina kirjanik ja Ukraina koomik. Ja siis Urmas Ott oma intervjuus Žvanetskiga küsib ta käest, et Mihhail Mihhailitš, et nüüd, kus te enam ei saa nendest vanadest teemadest kirjutada ja nüüd, kus te enam ordeneid või medaleid ei saa, et kuidas te tunnete või kuidas te tajute seda? Ja Žvanetski keeras pea viltu, nagu tal kombeks oli, ütles valuliselt. Как вы чувствуете? С болью. Nii et noh,
kui Žvanetski juba ütleb, et tema medali mitte saamine on Zvolju, kusjuures, eks teda ju armastati ja kanti kätel ja mis iganes, nii et noh. Vot, nii. Mul on siin üks lehekene, me ei räägi sellest, aga lihtsalt huvitavalt ära märgitud. Tänasest alates on kevadeni jäänud 25 päeva. Issakene, eks ole, alles oli ju see jõulud ja värgid. Nüüd 25 päeva ja valmis. Võib-olla ma hakkan kuidagi nagu valuliselt neid asju vaatama. Okei. Nüüd 2 varianti, tähendab, esiteks, kas rääkid. Kuule, okei, no räägime siis rahast. Räägime rahast. Tähendab, meil on rääkimiseks põhjust sellepärast, et Venemaa läheb vastu taevast. Aga kuna seal leiavad aset rahandusteoreetiliselt huvitavad sündmused, siis võib-olla räägime natukene selleks. No, palun vabandust, see, mis ma nüüd räägin, 5 minutit või 10 minutit, on natuke loengu moodi ja ma katsun seda räägin edasi. Niisiis, Venemaa on oma eelarvega tagumikus, sealt eriti midagi. Praegu nädalate küsimus, mis hakkab juhtuma, me enne rääkisime mitte maksmise kriisist, kus vabrikud, tehased, ettevõtted, ärid ei ole võimelised üksteisele arveid, nii edasi. Aga see nüüd ei ole otseselt seotud selle Venemaaga, aga rääkides. Venemaaga muidugi olukord väga kehva. Ja see, et venelastel rahad ei jookse ja nii edasi, eks see mõjutab muidugi meid ka mingil määral, kuigi praegu vähem, sest meil on sanktsioonid, aga ikkagi. See tuletab mulle see Venemaa probleemi, see lihtsalt tuletab mulle meelde ühe teise asja, mis praegu ei ole otseselt Venemaaga seotud, aga inspireerib sellel teemal rääkima. Soomes on inimesed Helsingis ja Oulus, kes tegelevad väga huvitava teoreetilise asjaga ja selle asja nimi on see, kuidas saada Soome mark tagasi. Seda enam, et Soomel see pabermargad jäid suures osas alles, kui vaja on teeme juurde sinna midagi ja nii edasi, et kuidas saada tagasi ja mida selleks teha ja kuidas. Seos Venemaaga on lihtsalt see, et Venemaa ees on suures osas see sama probleem, mis Soome ees, nimelt väga kõrge inflatsioon. Soomlased said oma inflatsioonist nüüd jagu ja neil läheb kõik hästi, aga see inspireerib meid rääkima sellel teemalt. Ega seda on ju ka siin räägitud, et ehk saaks krooni tagasi ja kas kroonid on alles ja nii edasi. Mine vaata Facebookis, seal mõningates chat-tubades ja nii edasi. Iga et ikka Päts oli tubli ja Laidoner oli tubli ja nüüd saaks krooni ka tagasi, et küll oleks hea ja nii edasi. Aga kuidas? Mina ei innusta kedagi krooni praegu tagasi tegema kohe. Aga mõne aja pärast võiks muide. Miks mitte? Kroonil oleks praegu olulised eelised selle euro eest, mis meil siin käib. Aga niisiis. Kuidas teda tagasi tuua? On olemas üks seadus. Tähendab teaduslik seadus, mille nimi on Gresham's Law. Kirjutada Gresham, nii nagu ma ütlen, ja loo, Greshami seadus. Kes oli Thomas Gresham? Thomas Gresham oli kuninganna Elisabeth esimese rahandusminister. Esimese. Ja teine tema tähtis teene on see, et Gresham tegelikult rajas ja pani käima Inglismaa esimese praeguseni kehtiva ja töötava rahapörsi või isegi laiemalt väärtpaberibörsi, kus lisaks rahale liikusid ringi ka igasugused muud kaupadega seotud dokumendid nagu seal lastikirjad ja kunnassemendid ja igasugused krediitkirjad ja mis iganes. Ühesõnaga, tema oli siis Elisabeth esimese rahandusmees. Ja kuna Elisabeth esimesel, nagu ka Putinil, olid finantsprobleemid,
siis kerkis üles küsimus, kuidas neid lahendada. Ja Gresham sõnastas oma seaduse selliselt. Nõrk või õigemini halb raha surub välja hea ja kalli raha. Mida see tähendab? Kui sina tuled minu käest maatükki ostma 1000 euro eest näiteks. Ja sul on kodus olemas nii 1000 eurot kui ka 1000 euro väärtuses kulda. Siis millega sa maksad? Muidugi sa maksad paberrahaga. Ja üleüldse paberraha, mis on kaudselt seotud väärtmetallide ja kõigi selliste asjadega, paberraha hakkab kohe käibima. Sellepärast, et kallist raha hoitakse kodus või siis me võime öelda pangareservides. See on siuke reegel. Ehk siis teiste sõnadega, niipea kui Eestis läheb käibele Eesti kroon, euroga ei juhtu mitte midagi. Te lihtsalt hoiate eurosid oma hoiuarvel kuskil või mis veel kaval on, hoiate seal kuskil padja sees või ükskõik kus kohas. Nii et see on selline reservvaluuta. Reservvaluutat kasutatakse ainult siis, kui enam midagi muud üle ei jää. Ja see ongi nüüd see, mis Venemaaga meid nagu inspireerib või räägib, on nimelt see, et Venemaa on hakanud praegu kulda müüma, kusjuures suures koguses, sellepärast, et muid asju maksevahenditena venelastel enam eriti ei ole. No midagi on Hiina juanid, midagi on India ruupiatega ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt, ja kui enam midagi muud ei ole, siis tulebki hakata kullaga maksma. Ehk teiste sõnadega, rahvuslike valuutade taastamine on tegelikult Greshami seaduse järgi väga lihtne. Lihtsalt võtad sealt välja kastist või kuhu ta sul peimepakast või kuhu sul see raha pandud on, lükkad selle letti ja asi jookseb. Möödub nädal 2-3 ja selgub, et kogu Eesti arveldab kroonides ja ainult teatud juhtudel, näiteks kui on tegemist eriliste investeeringute või sellega, siis võib käibele tulla ka kuld. Muide seoses kullaga siin on üks huvitav, ma tuletan meelde, see on see Greshami seadus, nõrk või halb raha surub välja hea raha. See siis nüüd on, eks paberraha surub välja kulla, kui selleks võimalus olemas on. Muide siin on üks huvitav detail juurde tulnud, et eks ole, teine väga tähtis metall kulla kõrval on olnud hõbe. Ja meil on praegu seis läinud siis rahvusvaheliselt turgudel niimoodi, et hõbe on osutunud kallimaks kui kuld. Küsimus, miks? Asi on selles, et nii kullal kui ka hõbedal on oma tehniline väärtus. Mingisuguseid asju saab kullast teha, hea küll, abielu sõrmuseid ja nii edasi, aga mingisuguste elektrooniliste asjadeks ja nii edasi, kus pannakse kuld läheb sisse mingisuguste elavhõbe alaldajate puhul näiteks kasutatakse kulda, mis oli see tehas, mis töötas Võru gaasanalüsaatorite tehas ja nii edasi. Tehniline väärtus on hõbedal. Kusjuures see tehniline väärtus selgus väga pullil moel. 2-3 nädalat tagasi asja eest teist taha läks hõbeda hind üles 2-3-4 korda erinevatel börsidel ja tekib loogiline küsimus, miks? Kuld on ju kuld, mis sest hõbedast ja nii edasi. Ja tuli välja asi, see on jällegi niimoodi, et kui sa oskad suud pidada, siis sul läheb hästi. Elon Musk oskab suud pidada. Ja tuleb välja, et juba peaaegu ligi pool aastat Musk hoidis oma suud kinni selles asjas, et teatud tüüpi sageduslikud kiibid tehakse hõbedaga. Ehk teiste sõnadega hõbe on tehniliselt vajalik igasuguste kiipide ja muude selliste asjade tootmiseks.
ja tema väärtus ei ole ja kuidas see välja tuli, lihtsalt selgus ja see jooksis kuskilt siis ka ajakirjandusest läbi, et sellisel määral ei ole hõbedat võimalik mitte millegi muuga asendada. Ja pärast seda, kui Musk sellest teada sai, siis ta sellest väga palju ei rääkinud, aga hakkas tasakesi nurga taga hõbedaid kokku ostma ja nii nagu nendega alati juhtub. Jällegi mingisugune tööstusspioon või kes oli vaadanud neid Muski tootmisi, ühel hetkel märkas, et Muski firma veab suuri koguseid hõbedat oma tsehhidesse, kus nad neid kiipe teevad ja et midagi halvasti hõbedaga toimub ka Hiinas. Ja nii siis tuligi välja. Ega tegelikult ühtegi sellist tööstuslikku saladust ei õnnestu kunagi väga kaua salajas pidada. Aga nüüd siis venelastest natukene. Ja ega meil siin väga palju rääkida midagi ei ole, aga huvitav. On selline asutus nagu Levada Center, see on Juri Levada, oli tuntud sotsioloog ja Ülo Vooglaiu sõber, Levada keskus, kes viib läbi avaliku arvamuse küsitlusi ja nii edasi. Kui tõeselt need on, me ei tea, aga igal juhul viivad ja vähemalt ma olen püüdnud seda jälgida. Ja seal jooksis läbi teade, kes on 2 inimest, keda venelased, tavalised venelased, peavad kõige ohtlikumateks ja kõige vastikumateks ja kõige reeturlikemaks inimesteks. Ja kes on Venemaa vaenlased number 1, 2 tükki. Ma arvan, et esimese ütlevad mul praegu kuulajad kõik ise ära, sest kui ma ütlen, siis te ütlete, miks ma selle peale ei tulnud. Vaenlane number 1 venelastel on Kaja Kallas, selge. Aga huvitavaks läheb, kes on vaenlane number 2. Ja selle peale ma isegi ei küsi vaatajat, sest selle peale ei tule mitte kunagi. See on nii jabur, et kohe on. Vaenlane number 2 Venemaale on Anton Vaino, kes on siis kantsleri ülem selles Putini juures. Ja ühes Vene poolpoliitilises saates, see saate nimi on Gavarjat ehk räägivad, kerkis see küsimus, see Anton Vaino küsimus üles, niivõrd kõva mees seal see ja nii edasi. Ja siis seal keegi ütles, et rikutud verd, see tähendab Eesti verd, ei paranda mitte miski. Ja kui ikkagi oluliseks läheb, siis on väga tõenäoline, et Anton Vaino reedab Venemaa ja tuleb Eesti poolele üle. Milles ma ausalt öeldes kahtlen. Nii, ja siis veel 2 sellist väikest faktikest lihtsalt, nagu meil alati siin lõpus juures on. Seoses Venemaaga Daugavpils, see on siis Läti linn, Läti lõunapiiri ääres Daugavas. Ja Daugavpils ta nii hull nüüd ei ole, nagu ütleme Kohtla-Järve või Narva. Aga kisub sinna poole küll. Seal on selline küllaltki arvestatav vene kogukond. Ja miks mina seda tean, sellepärast, et esimene kord, kui ma sõjaväes olin, siis minu teenistuskoht oli Daugavpilsi külje all 10 kilti sealt teema. Nii, nüüd siis sel nädalal, nüüd on meil neljapäev, üleeile või üleeile, see on esmaspäev, Daugavpilsi keskhaigla, mis on väga suur ja pirakas asutus, vallandas käigult 49 töötajat, sellepärast, et nad olid Vene ja Valgevene kodanikud. Ja Ants. Nii et ütleme selle peale niimoodi, et kirurgid on nugadega hakkamas mitte ainult siis, kui nad kõhu kallale lähevad, vaid siis, kui nad oma poliitikat ajavad ja eriti rahvuslikku poliitikat. Nii, ja et see nüüd ei ole päris siuke õhust võetud värk, seda kinnitab meile see sama Levada Center, küsitles venelasi, 76% venelastest, 76 on 3/4, toetab sõda Ukraina vastu.
eks me siit peame siis tegema ka mingisugust omad järeldused, eks meil siin ole ju ka need Koosi omad ja kes nad siin kõik olid, et oi, et milles Vene rahvas süüdi on. See on Putini sõda ja mis iganes ja kõik see. Noh, Putini sõda, Putini sõjaks, aga kui ikkagi 3/4 elanikkonnast on selle sõja poolt, no ma ütleks selle peale niimoodi, et kuulge, natuke mõelge siis järele, et ega tegelikult, ega teie ei ole ju ka päris sellest sõja süüst vabad. Aga muidugi ma väga soovitan. Ei, järge neid vaadake, kuulake meid, me räägime teile kõik vajalikud asjad ära, ei ole vaja venelasi vaadata. Aga ma lihtsalt kinnitan, et eelolev nädal 2-3 saavad olema Venemaal ülihuvitavad, sellepärast, et nüüd siis peaks toimuma plahvatuslik hinnakasv. Inflatsioon on üleval, keskpank ei tea täpselt, mida teha. Ühesõnaga kõik see, millest me oleme kogu aeg rääkinud, et venelastel on raske, nüüd tuleb see tõeline raske ja hakkab tulema sellisel põhjusel, et rahandus läheb vastu taevast ja kui rahandust ikka enam üldse ei ole, no ega siis majandusega on ka nii, nagu ta on. Ega tegelikult praegu ikkagi reaalselt võttes väljaspool Moskvat, Peterburgi on toidupoodide letid sõna otseses mõttes tühjad. Sellised, nagu nad olid Eestis 89. aastal. Aga seal on see asi reaalne ja kus juures palk just kui tõuseks, hinnad tõusevad ka, aga palk jääb tõusust maha. Nii et ühesõnaga, kuigi me võime rääkida pulli pärast igasugustest lõbusatest asjadest, mis Venemaal ja kuskil mujal sünnivad, aga ma kardan, et eelolevad saated on meil 3/4 pühendatud ikkagi majandusküsimustele. Venemaa on muide peale kõige muu lihtsalt käsugi huvitav koht, kus majandusasju õppida. Nii, ja nüüd on siis meie saatekene läbi, me pöördame veel kord nende poole, kes meid toetavad ja noh, et nad ikka läheksid hästi ja siis teeme siis niimoodi, et tulge meie aadressile, likeige ja share'ige ja ongi kõik siis.